Teemaks on siis praegu reaktsioonivõrrandite koostamine. Kui sul on ette antud reaktsioonivõrrand, näiteks alumiinium pluss hapnik, siis kõige esimese asjana kirjutad vasakule poole alumiiniumi tähise. Alumiiniumi tähis on A, L ja kui sul see meeles ei ole, siis saad õpiku tagant tabelist selle maha vaadata. Siis paneme vahele plussmärgi ja kirjutame hapniku tähise. Hapniku tähis on O ja alati käib hapnikule kaasas see väike 2, sest hapnik on alati lihtainena 2-aatomiline molekul. Siis kirjutame noolekese ja seejärel siia noolekese järele kirjutame alumiiniumi ja hapniku kõrvuti. O peale läheb alati oksidatsiooniaste -2 ja alumiiniumi saab siit tabelist maha vaadata. Alumiiniumi peale käib +3. Siia üles kaarakese sisse tuleb väiksem ühiskordne ehk number 6. 6 jagad 2-ga, saad siia indeksiks 3, 6 jagad 3-ga, saad siia indeksiks 2. Nüüd tuleb see reaktsioonivõrrand tasakaalustada. Siin paremal pool on meil hapnikuaatomeid 3 tükki, vasakul pool on 2. Et saada hapnikute arv võrdseks, peame saama sellest 3 paarisarvu. Ehk me peame tervet seda valemit korrutama 2-ga. 2 korda 3, nüüd on meil siin pool 6 hapnikku ja siis me peame 2 korrutama 3-ga, et saada siia vasakule poole võrrandisse ka 6 hapnikku. Nüüd paremal pool on meil 2 korda 2 on 4 alumiiniumiaatomit, siin pool on 1. Kuna siin indeksit ei ole, siis järelikult on siin 1. Ja seega, et saada siia 4 alumiiniumit, peame me korrutama seda 4-ga. Nüüd ongi võrrand tasakaalus. Ja nüüd harjuta ja tee läbi võrrand raud pluss hapnik võrdub raud 3 oksiid. Edu sulle!